No kõigepealt natukene kordame, et eelmine tund me õppisime teiega kõigepealt natuke kordame, eelmine tund me õppisime teiega soojushulka ja aine erisoojust. Soojushulka me tähistame delta Q-ga, erisoojust me tähistame väikese C-ga, aine mass on väike M ning temperatuuri muut on T2 miinus T1 ja selle asemel me võime kasutada delta T-d. Et seda aine soojusenergiat me võime välja arvutada siis, kui tegemist on temperatuuri muutumisega. Aga pane palun tänane tunniteema kirja ja tänane tunniteema on aine sulamine ja tahkumine ehk aine sulamissoojus. Aine sulamine ja tahkumine ja aine sulamissoojus. Ja nüüd on selline olukord, et siin on meil on praegu väljas lumi. Meil on praegu väljas lumi ja väljas temperatuur on -5 kraadi Celsiust, mis on 268 kelvinit. Nii, ja see on meie lume algtemperatuur, siin on meil puhas lumi. Kui me võtame seda lund klaasi sisse või siis katseklaasi sisse või keeduklaasi sisse ja toome seda tuppa, siis mõne aja jooksul see lumi sulab ära ja lumetemperatuur on lõpuks T2, mis on 20 kraadi Celsiust. Ja kelvinites on see 293 kelvinit. Ja meid huvitab see protsess, mis toimus lumega vahepeal. Täpsemalt on tegemist siis sulamisega, et kui siin kohas me võime seda protsessi eraldada 3 osaks, kus esimeses osas toimub lume soojenemine teises osas toimub lume sulamine ja siis, kui lumi on täiesti ära sulanud, on meil tegemist vee soojenemisega. Et kõigepealt meil on lumetemperatuur -5 kraadi, siis vahepeal lumega midagi juhtub ja siis märkame, et veetemperatuur on 20 kraadi Celsiust. Nii, ja palun tee need 5 joonist endale vihikusse ja vaatame täpsemalt, mis toimub siin vahepeal. Et kui me nüüd toome lund, mille temperatuur on -5 kraadi Celsiust, tuppa, kus temperatuur on 20 kraadi Celsiust, siis toast hakkab lume sisse liikuma soojusenergia, mis hakkab lume temperatuuri tõstma ja lume soojenemist temperatuurist -5 kraadi kuni sulamistemperatuurini, mis on 0 kraadi Celsiust ehk 273 kelvinit. Vaat selle temperatuuri vahemikus -5 kuni 0 kraadi Celsiust toimub lume soojenemine ja siin on võimalik kasutada seda valemit, mida me õppisime teiega üle-eelmises ja eelmises tunnis. Ehk siis siin me saame välja arvutada, kui suurt soojushulka vajab lumi soojenemiseks -5 kraadi Celsiusest 0 kraadi Celsiuseni. Nii, edaspidi hakkab toimuma lume sulamine, kus täpselt samamoodi hakkab soojusenergia liikuma lume sisse.
aga soojusenergia nüüd ei kulu lume soojendamiseks, vaid see kulub lume sulamiseks. Et ole hea, tee samamoodi vihikusse selline graafik, kus on näidatud siis soojushulga muutumine ja temperatuuri muutumine. Vabandust, kus on näidatud aine soojusenergia muutumine ja temperatuuri muutumine. Ja me näeme, et ühel hetkel soojusenergia aine sees kasvab, aga temperatuur ei muutu. Et siin võib järeldada, et kogu energia, mis neeldub aine sisse, kulub mitte aine soojendamiseks, vaid keemiliste sidemete lõhkumiseks ehk sulamiseks. Ja seda sa võid kasutada näiteks, seda teadmist sa võid kasutada siis, kui sa külastad laagri Hesburgeri ja võtad ühe Coca-Cola jääga. Ja küsimus on, kui suur on sinu Coca-Cola joogi temperatuur, kui selles on jää? Kas on pakkumisi? Kui suur on Coca temperatuur, kui selles on jäätükid sees? Siis on Coca-Cola temperatuur täpselt 0 kraadit Celsiust, kuna Coca-Cola siiski võtab soojusenergiat enda ümbritsevast õhust endale sisse juurde, aga kogu see soojusenergia ei kulu Coca-Cola soojendamiseks, vaid see kulub jää sulamiseks ja tänu jää sulamisele on võimalik Coca-Cola temperatuuri hoida 0 kraadit Celsiuse juures. Niimoodi viimase jäätükini, nii kaua kuni viimane jäätükk on sinu joogis sees, on joogi temperatuur 0 kraadit Celsiust. Niimoodi ka lumi, kui me lund toome tuppa, siis lume sulamisel on selle anuma temperatuur 0 kraadit Celsiust. Kui sellest lumest on pool või isegi rohkem ära sulanud, siis selle vedeliku kogu anuma temperatuur on ikka 0 kraadit Celsiust. Ja kui sellest lumest on viimased jäätükid alles jäänud, on selle temperatuur ka 0 kraadit Celsiust. Soojusenergia tuleb järjest juurde, aga see ei kulu temperatuuri tõstmiseks, vaid see kulub keemiliste sidemete lõhkumiseks ehk sulamiseks. Ja siis, kui viimane jäätükk on ära sulanud, hakkab nüüd toimuma vee soojenemine, sellepärast et rohkem ei ole mitte midagi sulatada ja kogu soojusenergia, mis tuleb õhust selle anuma sisse, kulub nüüd vee soojendamiseks ehk temperatuuri tõstmiseks. Et siin läheb meil vaja 2 valemit, mis kirjeldavad kogu seda toimuvat protsessi. Et alguses on oluline soojushulk, mis kulub lume temperatuuri tõstmiseks -5 sulamistemperatuurini. Kui sulamine algas, siis temperatuur on kogu aeg sulamistemperatuuri juures, mis on 0 kraadit Celsiust lume puhul. Ja kuni viimane tükk, et siin sulamine algab ja siin sulamine lõpeb ja kui viimane lumetükk on ära sulanud, siis juurde tulev soojusenergia hakkab nüüd kuluma mitte sulamiseks, vaid nüüd see hakkab jälle soojenemiseks kuluma. Ja niimoodi meil läheb vaja nüüd seda valemit, mida me õppisime üle-eelmises tunnis. Et siin esimene osa, seda me arvutame valemiga delta Q, aga seal on delta Q jää. Selle teine osa me arvutame valemiga Q sulamine ja kolmas osa me arvutame valemiga delta Q vesi. Ja meile on huvitav just seesama Q sulamine. Palun pane see valem kirja. Q sulamine on
lambda korda sulatatava aine mass. Kus lambda on aine sulamissoojus. Ja pane kirja, et see on energia, soojusenergia, mida on vaja 1 kilogrammi aine sulatamiseks. Nii et kui esimene valem on delta Q jää, kus toimub jää või siis selle lume soojenemine, teine protsess on lume sulamine, kus temperatuur ei muutu ning kogu juurde tulev soojusenergia kulub selle aine sulatamiseks. Ja kui viimane ainetükk on ära sulanud, siis hakkab juurde tulev soojusenergia kuluma jälle kuumutamisele. Ehk siis 3 arvutust on vaja ära teha ja hiljem tuleb siis arvutada Q kogu protsessiks kogu kulunud soojusenergia ja see on kõikide nende 3 soojusenergiate summa. Et kui me tahame välja arvutada, kui palju läheb vaja soojusenergiat, et lumi temperatuurilt -5 kraadi, et lumest temperatuuril -5 kraadi saaks vesi temperatuuril 20 kraadi Celsiust ja kui palju selleks läheb vaja soojusenergiat, selleks läheb meil vaja arvutada jää soojendamiseks vajalik soojusenergia, jää sulamiseks vajalik soojusenergia ja vee soojendamiseks vajalik soojusenergia. Kõik need soojusenergiat tuleb kokku liita ja saame kätte kogu vajalik soojusenergia. Aga meie tänane teema on siiski sulamine, vaatame seda täpsemalt. Kas joonised on teil tehtud, kas võime edasi minna? Vaatame korra ka sellist diagrammi, kus on siis lihtsalt temperatuuri telg, et alguses on meil algtemperatuur, lõpus on meil lõpptemperatuur. Meie puhul algtemperatuur on -5 kraadi Celsiust ja lõpptemperatuur on 20 kraadi Celsiust. Kelvinites on see 268 kelvinit ja 293 kelvinit. Ning sulamistemperatuur toimub temperatuuril 0 kraadi Celsiust ehk 273 kelvinit. Ja siin ongi see sama protsess, kus alguses siis temperatuur hakkab kasvama ning lumi hakkab soojenema ja ei hakka kohe sulama. Lumi hakkab sulama alles siis, kui selle temperatuur jõuab sulamistemperatuurini. Nii, kui sulamistemperatuur on käes, siis toimub sulamine, soojusenergia läheb aine sisse, koguneb ja koguneb sinnamaani, kuni kogu jää on ära sulanud. Ja kui kogu jää on sulanud, siis vesi
hakkab soojusenergiat endale võtma ja tema temperatuur hakkab edaspidi kasvama kuni temperatuurini T2, mis on antud juhul 20 kraadid Celsiust. Nii, et palun pane siis kirja esimene näidisülesanne, et kui palju kulub soojusenergiat 7 kilogrammi jää sulamiseks. Nii. Meil on selles ülesandes antud. Meil on selles ülesandes antud jäämass, mis on 7 kilogrammi. Ja on antud ka materjal, mis on jää. Vabandust, on vesi, lambda H2O. Ja vee sulamissoojus on 330 kilojoule'i. Kilogrammi jää kohta. Et kui me tahame sulatada 1 kilogrammi jää sulamistemperatuuri juures, siis meil kulub 330 000 joule'i, aga kui palju siis läheb vaja soojusenergiat 7 kilogrammi jää sulatamiseks? Ja meie otsime teiega Q sulamine. Valem Q sulamine on lambda korda ainemass ja lahendus Q sulamine on 7, lambda, mis on 330 000 joule'i 1 kilogrammi kohta ja meil on neid kilogramme 7. Et palju siis tuleb? Mis on 2 310 000. Joule'i. Mis on 2,31 megajoule. Anna märku, kui saite ülesande kirja. Nii, palun pane siis järgmine kirja, et aine sulamisel aine võtab soojusenergiat endale. Ehk siis soojusenergia kulub aine osakeste vaheliste sidemete lõhkumiseks. See on siis, kui toimub sulamine. Kui toimub tahkumine, et vedelik muutub tahkiseks, siis kogu soojusenergia kulub selleks, et need aineosakeste vahelised sidemed tekiksid ja soojusenergia siis ainest vabaneb. Et
Kui toimub sulamine, siis pane kirja, et soojusenergia, mis läheb aine sisse, on nullist suurem. Kui toimub tahkumine, siis soojusenergia on nullist väiksem. Kui tegemist on siis H2O-ga, siis sulamisel jää muutub veeks ja tahkumisel vesi muutub jääks. Ja palun pane kirja, et kui jää muutub veeks, siis sulamissoojus on 330 kilojoule'i. Kilogrammi kohta ja kui vesi muutub jääks, siis sulamissoojus on täpselt samasugune, aga nüüd soojus läheb väljapoole, nii et lambda on nüüd miinus 330 kilojoule'i kilogrammi kohta. Et sulamisel sulamissoojus on positiivne ja tahkumisel selle sama aine, täpselt sama sulamissoojus on arvuliselt sama, aga on miinusmärgiga. Ja ole palun hea, pane kõik see lõpuni kirja ja ava opiku ülesanne, mida leiad kirjeldusest.